Nii, otsustasin aidata teid selle teise ülesandega, joonistega suht keeruline. Nii, no kõigepealt plats puhtaks. Vorming. Võtame siis graafikavaade ja sätted ja niimoodi ei näita teljeid. Nii, midagi ei näita. Plats puhtaks. Nii, piilum veel kord. Teie ülesand, meil on seda vaja joonistada. Nii, vaatame hüpotenuus 25, liiga suur, eks ole ju. Järelikult joonestame sarnase ehk vähendame. No 5 korda, 5 hästi jagub. Et siis joonestame nurga 60 kraadi ja hüpotenuusi pikkuseks võtame 5. Nii, kes tahab vastused vaadata, ärge unustage siis, et nad on seal GeoGebras 5 korda väiksemad. Peate korrutama siis pärast 5. Nii, kusagil siin oli täisnurk. No mäletate, kuidas tegime tunnis? Võtame sirge ja ristsirge. Oli mingist punktist. Ma ei tea, ükskõik punkt. Ja ristsirge. Näitame, et ristsirge läbi punkti ja risti antud sirgega. Nii, siin on täisnurk. Nii, lõikepunkti paneme automaatselt, ei panda. Lõikepunkt, näitame, mis lõikub. Nii, siin on täisnurk. No igaks juhuks vaatame, on ta täis. On küll 90 kraadi. Nii, üks osakene valmis, kõige lihtsam. Nii, nüüd vaja meil nurga joonestada 60 kraadi siit. Ette antud suurusega nurk. Alghaar, tipp, vastupäeva on ju, vastupäeva. Ja okei, 60. Nii, ja nüüd joonestame nurga teise haaraga. Nii, vot nüüd kõige huvitavam, et see pikkus peaks olema 5. Meil muidugi ei ole, eks ole. Ja joonestame siis 5 siia. Ja pärast proovime nihutada õigesse kohta. Nii, ette antud pikkusega lõik. Siit hakkab. Me leppisime kokku, võtame 5 pikkusühikut. Nii, see on siin. Nüüd me peame selle lõigu kandma ikkagi siia kõigepealt. Lõigud kantakse üle ringjoonega. Ringjoon vast olla. See ja see. Ja näete, see lõikepunkt meil vajalik, siis see lõik on täpselt 5 pikkusühikut. Lõikepunkt. Näitame, mis lõikub. Nii palju üleliikseid asju. Ma juba peidan parema klõps, neid objekti võtan ära. Nii, nüüd kõige huvitavam. Meil on tarvis, et see 5 ja see 60 ikkagi nihutaksime õigesse kohta, eks ole, et kolmnurk moodustaks. Nii, no 2 võimalust. Esimene on olemas selline tööriist nagu liiguta. Võtame selle ringjoone keskpunkti ja liigutame õigesse kohta mööda seda sirget. No, ettevaatlikult. See nii kuni. Näed, mul üle jookseb, näed. Veidike see veel, ega see siuke hästi. Ai. No, raske tegevus. Pärast näitan teistmoodi ka saab. Nii, no ju vist, kontrollime, kas on 5. Kus ta oli siin? Kaugus või pikkus, jah? Vaatame, peaks olema 5. On. Nurk säilis, 5 säilis, kõik ilus. Mäletate, me rääkisime, et me ei karda üleliikseid asju, saab alati ära peita. Nüüd on meil tegelikult 3 nurga tippud, vajalikud tippud olemas. Võtame ja joonestame siis 3 nurga. Nii, ja kõik üleliigsed asjad peidame, eks ole ju? On nii? Ma lubasin teist meetodit näidata. Okei, ma teen undo. Vot. Nii, kui liigutada ei oska,
eks ole. No tavalises muideks konstrueerimismatemaatikas, geomeetrias sellist võimalust ei olegi. Nii, mida tuleb teha? Meil on vaja veel kord, et see 5 pikkusühikut koos 60-kraadise nurgaga nihutame nii kaugele, et see oleks ikka täisnurga juures. Nii, no mida ma teen? Paralleelsed sirged mul on vaja näidata, et kus on veel see 5 pikkusühikut, saate aru? Seda ma näitan paralleelse sirgega. Paralleelsed sirged, et läbib sellist punktist, sest siin on 5 ja on sellega paralleelne. Läbib seda punkti ja on sellega paralleelne. Nii, ja nüüd ma joonestan paralleelse sirge, eks ole, mis on paralleelne vot selle 60-kraadise nurga haaraga, eks ole, ehk valin paralleelne sirge, näitan millega paralleelne ja näed, hakkan nihutama. Nihutan seni kuni, et ma leian punkti, näed selle. Äkki võib-olla jälle natukene mööda läks. Tegelikult siin on 60 ja siin on 5, eks ole. Nii, no mis mul siis üle jääb, vaatan. Esiteks lõikepunktid. Mul on tarvis lõikepunktid. Kas mul läks võib-olla seal mõni millimeetrikene mööda. No jälle saad alati vaadata, kas tuli välja või ei. Näete, 0,04 täpsus. No ja siis siin ka nihutas. Nii et mida me siis teeme? Nihutame veel. Ma andu praegu teen. Ma tahan proovida ikkagi täpsemalt. Nii. Paralleelne sirge. Paralleelne sellega. Ja hästi, vaata, mul on vaja hästi niimoodi siia sihida. Tookord 4 sajandikku läks mööda. Ei tea, kas nüüd saab. Mul ei ole veel lõikepunkti, ta ei tea, mida mõõta. Nii, lõikepunktid teeme sellega ja sellega. Nii, ja mõõdame. Kas see hakkab mul praegult segama? Nii, IJ mõõdame. Kas on 5? Issand jumal. No, kas me andestame 1 sajandik? No, las ta olla 1 sajandik. Nii, ja nurk on siin 60, eks ole ju? Nii, kus ta oli nurk? Õpetan teid siin valesti. Nii, las ta olla, lubame endale väikse vea. Nii, no ja nüüd joonestame siis meie kolmnurga. Pange tähele, proovige mõlemad meetodid, mida täpsem on, seda parem. Nii, ja mäletate, vot kõik see konstrueerimise asja peaksime peitma. Võite algebra vaates peita. No, ma kindlasti võin peita kohe ringjoont. Ma ei tea, miks mul ei meeldi algebra vaates peita, äkki peidate liiga palju siin, eks ole. Nii, muideks selle ma kindlasti peidan, siin on minu viga. Nii, no mina peidan algebra vaadest parem klõps, näita objekti, võtan ära parema hiire nupu klõps ja kontekstne menüü, näita objekti ja väikest viisi kõik peidan. Ära kustuta peida, ta ei sega kedagi. Nii. Sisuliselt muidugi me joonestame sarnase kolmnurga. Eks ole ju? Milleks meil täpselt seda? Nii, mulle ei meeldi, et ta seal on, ma natukene võin teda ülesse. Nii, no hakkame siis ümber nimetama selle, nii kõigepealt tipud. Nii, ma valisin siin selle, valin mingi punkti. Nii, eks ole, jälle parem klõps, nimeta ümber. No, täisnurga tipu nimi on suurt C. Okei, nii, tähist ei ole näha. Nii,
No kas A või B ükskõik, ma panen sinna A. Nii, no mitte gamma kindlasti. Kui on A, siis on alfa, eks ole. Nii, mitte gamma, siit võtan alfad. Kus ta on siin? Nii, ja siin selle tipu nimi on B. Nii, no hüpotenuusi nimi on C. No see kaadid on siis B. Teil on vaja ikkagi korralikult joonis, sest teil on kolmnurga lahendamine ülesanne ju, eks ole ju. Oota, ei. Aha, nimeta ümber ja see on kaadid väike B. Nii, ja siin on kaadid väike A, eks ole ju. Nii, muideks mäletate, et see on meil seal mitte eriti ilus ja sellepärast seal on väike viga, eks ole, et mina ei taha tunnistada. Valin tekst, panen kuhu kirjutada ja kirjutada uhkelt, et mul on 5 pikkusüükut. Ja siis ta ikka usaldab mind. Tegelikult valmis meie kolmnurk. No nüüd jäi salvestada, enne salvestamist muidugi ekspordime pildina, eks ole, rääkisime sellest. Graafikavaade pildina. Nii, mina ei hakkaks midagi siin muutma. Salvesta. No mina desktopil, siin on kusagil 900. Aha. Ja siia paneme joonis 2. Näed, PNG, väga hea. Salvesta. Nii, esimene on valmis, eks ole. Nii, ja siis lisate selle Wordisse. Nii, 3. joonis, ülesanne 2.3. Vaatame, mis ta on. See on see. No ma väga loodan, et te kõik märkasite, et see on võrdhaarne täisnurkne kolmnurk. Siin on 90 kraadi, siin on 45, siin on järelikult ka 45, 90 miinus 45 on 45. Järelikult alusnurgad võrdsed, võrdhaarne. Siin on ka 15. No minu teada väga lihtne joonistada, joonestame selle täisnurga. Ja mina ringjoonega paneks raadius muideks 15 liiga palju jälle, joonistame 5. 3 korda väiksema siis sarnase kolmnurga. Jagame 15 jagatud 3 on 5, 3-kordse väiksema, 3 korda väiksema kolmnurga joonistame, jah? Nii, lihtne, teeme ära. Nii, no kusagile siia ilusa täisnurga, jah? Jälle sirge 2 punktiga, no las ta olla, ta oli ju siin kusagil ja meil. Ja siis vaja ristsirge valida, kõigepealt mingi punkti panna. No kus ta oli meil? Umbes siin, ei? Niimoodi ja risti. Joonestame ristsirge, siis valime ristsirge. Läbi punktid C, ristsirgega B. Nii, ristsirge. Meil on lõikepunkti vaja, see on meie tähtis lõikepunkt, eks ole? Siin on meie täisnurk, see on täisnurk. Nii. Nüüd on vaja siis 5, ma isegi 45 kraadi ei hakkaks joonestama, sest kui sa joonistad 5 ja 5, siis tuleb võrdhaarne täisnurkne kolmnurk, automaatselt tuleb 45, kui ei usu, siis ma näitan pärast. No kuidas kõige kergem panna 5 ja 5 ringjoonega, mille raadius on 5, eks ole, ja keskpunkt on siin. Nii, ringjoon, keskpunkti ja raadiusega. Oota, kas ta mul raadius ei küsigi sirkelgi? Ei, sorry. Ringjoon, keskpunkti ja raadiusega, keskpunkt ja raadius ta küsib praegult. Meil oli seal 15, leppisime kokku, teeme 3 korda väiksema 5 jälle, jah, okei. Nii, näed, see pikkus on 5 ja see pikkus on 5, meil on lõikepunktid vaja.
nii, ongi meie täisnurkse kolmnurga tipud nii lihtsalt valmis. Joonestame täisnurkse kolmnurga siis. Nii, kui ei usu, ma võin teile näidata, et siin on 45. Muidugi siin ka. No näitame, et seal on 90. Ma vist alustasin natuke valesti, andu. Nii, pange tähele, ta joonistab vastu kellaosuti liikumise suunda, kui sa pead näitama need tipud. Nii, no ma hakkan vist peitma väikest viisi, eks ole. Tegelikult, et võib ka siin peita muidugi. Haad vaja ei ole. Eks ole, mina peidan edasi siit. Ringi on väga ei ole. Nii, seda peetu ei ole. Nii, aga vot need ära peida, nüüd me nimetame ümber. D on siis C, eks ole ju. Nii, siin on A näiteks või B. Mina tahan A-d. Nii, see on siis mul B. Nii, no ja hüpotenuus on siis C. Nii, üks kaatid on siis A. Teine siis B. Nii, ongi valmis meie täisnurkne kolmnurk. Nii, ära unusta ekspordi. Graafika vaade pildina. Nii, salvesta. No kuhu tahad sinna salvesta? Mul on desktopil mingi 9 saamap. 2-3 meil nüüd. Nii. No ja pärast lisate siis Wordisse ja Equationiga teete mulle tööd lõpuni. Nii. No aitasin, nagu lubasin.